räägingi, et selleks ongi nagu mõeldud elu, et elu on võitlus. Kui oskad selle üle saada ja oskad endale sealt midagi pakkuda, siis on mida pakkuda. Aga kui ei ole, siis ei ole. Ja niimoodi läheb elu iga päevaga edama, iga päevaga. Kui oled öös uni ära läheb, kui sa ainult täpselt tead, mis siis kõik meelde tuleb. Ma võiks raamatu kirjutada. Vanamees tuli kodu, kui ta moodi, ta hakkas mind peksma, kuidas ma hakkas mööda lakku taga ja mina ei saanud muuta, ta pidi maha laskma, võtsin võttu ta suld ja lasen ükskõik. Laseb minu, laseb tema ka. Oleneb, kui laseb mul tapab. Jooksis lakka ema järele, ema kukkus veel põlvili, tähendab trepi peale ja aga hakkas lasma, aga ta ei kontrollinud toas, et tal kuul ei olnud peale. Läks tuppa tagasi. Ema siis, vaibus ja siis tuli üles ja peitis siis mind. Tähendab, lakkas nüüd teisel ääres olid linapihud, kunagi vanakesed. Nende linapihkud alla. Ja siis Marne võttis viis siis tuppa. Kas niisugust elu oli tal vaja emal näha? Tuba lapsi täis. 7 last, ole lahke. Ainult mina oli 5 otas vankril. Vaat üks kõige koledam aeg oli siis, et naistel on see ülemineku aeg. Kui hakkab see metsussoon. Ja ega mina tean, mis asi see oli ja ema poolt seal kunagi rääkinud. Nii on naiste elu, nii on loodud ja kõik. Ja niisugune asi juhtus ja mina mõtlesin, magasin lakkas ja mõtlesin, et kas nüüd ma tõesti olen lase. Mul oli kindel plaan, mis ma teen. Kui me Rakkesse, sa ei tea neid liivarandasi, kus me käisime vahest ujumas. Sealt tuleb raun niisuguse kaarega. Enne kui sirge peal tuleb, siis mõtlesin, et lähen viskame kangele. Vanamees lööb niikuinii mul maha. Ka siis, kui noor tüdruk, et oleks tahtnud, kuna meil oli hirm nii suur, et ei julgenud poisile otsa vaata. Onu Lell oli see süüd. Ütles pea meeles, kui lähed tantsima ja poisi püksid. Sulle vasta jalga, mida on kuulda. Tead, et siis võib vastatakse. Ja mina uskusin veel seda. Kõige ilusam aeg oli just see raske aeg ja lapspäike, ise kurt. Ma ei saa ütelda midagi head. Ikka ütle teada, aga ikka tuleb kõike halvem seda juurde panna. Sest ei olnud midagi must kiiduväärt. Jumal, kaua me elasime 1-2 aastat, kui meil polnud treppi. Vanaisa käis ju keppidega, kuidas meil seal trepist üles, ka mina võtsin trepist üle vesi tuua ja vesi alla viia, vesi üles tuua ja siis oli sigas võtta puukuulis. Kõik tuli teha. Käisin lugedes Ahjulael seal ja kartut keetmas, et seal süüa anda. Aga kõik oli vaja sest sama redelist käia, nii kui normaalne inimene käib trepist. Kõik see tehti. Inimesi hea tahtmise juures ja noor inimene jõuab kõik. Aga vaat see, mis elu niimoodi edasi läheb, sa ei tea, mis seal siis edasi saab. Sa kõik pead võitlema. Inimene peab üle olema, mina olin üle. Mul tuppa võõrast naine, läks temaga diivani magame ja Jaak oli mul voodis pisikene, mina hoidsin niimoodi näppu, et kõrg üles, kui ma üldse ei kuulnud, et midagi kuuleks. Ja sain üle, võtsin ükskord see natid ka, tema tegi niimoodi, et temal pole kusagil magada, et õemees märatseb, kui juua täiesti tuli minu juurde. Aga temal oli sihi mõttega, mina seda ei osanud aru saada. Võtsin tema need voodiriided tõi ka üles ja mul ei olnud tema anda. Viskasin trepist talle, et minu nii nagu tuligi, mine kõigi.
isa oli natuke kuri küll, aga ei olnud midagi ütelda. Siis ma küsisin ta käest, et mis siit kinni kõrvata. Kumb on sul arvusam, kas see siin roodi peal või see proua sealt all? Rohkem ei küll. Inimese elu on niivõrd üürike ja lühike, et seal 11 vaadelda tuleb kohe lähe. Ja ilus lähe, mitte et lähme kohe siis seda. Et meie näeme nii palju vaja, miks me peame elama, kui me ei sobi ja peame kogu aeg nagu koer ja kass kiskuda. See on mõttetu. Nii on minu elu saatus, mina ei hakkagi minu mõtlema. Ainult kui mina näen oma inimesi, näiteks tänagi mul on hoopis teine tunne, ma ütlen, tuba on täis midagi. Aga kui ära lähed, siis on tükk aega nii tühjuks, ega und ka ei tule nii ruttu. Tükk aega mõtlen. Nojah, aga ma saan aru, ma teen endal selgeks, see nii peab olemagi ja katsu jääda magama ära mõtle millegi lööma. Nii ka katsu küll. Mulle polnud ükski arst ütleb niimoodi, et tema astub sisse südamearstist mööda, ütleb mulle niimoodi. Teate, sõber, et ma ei saa teid viia laua peale surema, sest teil on veri nii kehv, ennem tuleb verd ravida ja siis alles hakkame südamega tööd tegema. Ja oligi kõik. Mul on igasugused rohtusi, igasugused asju, mul on proovitud ja mitte midagi ei aita. Ainult vere ülekanne. Ja kui mul ei oleks neid tehtud, siis mina ei oleks enam polnud jala peal. Oi jumal, kui kehvalt murmas käis. Ma ei jõudnud üldse leppi astuda. Ja ma tean, et ma ütlesin isale, jaa, ma olen nõus siin olemas, ma ei nõua midagi. Aga ma pean seda kõiki kannatama. Ega ma teist jukanud kraamut, temaga saab hakkama, aga sellega. Kui ta liiga palju vobiseb, miks ma pean oma toost ära minema, kui teine ajab oma suuga mind siit toost minema. Aga sa oled sellepärast välja, et lihtsalt ei suuda ära kannatada. Ükskord oma närve on ka niimoodi. Tõuseb pererõhk nii kõrgeks ja aamen konks. Ma räägin ühe loo. Üks vanamuid toodi. Sõna sisse selle kärruga lõpetati ära, juba kuuvetati kõik ära. Ja vana, et kakkas püksi. Ja ütleb, et selle jaoks ma tegin selle piruka, et ma sulle iga päev maksan. Kas sul on ettekuutus, kui üks inimene mõtleb, mille peale selle eest maksab ja sellest tegi sulle piru. Ja sina võid hakka nüüd uuesti pesema. Ma ikka alati, kui ma operatsioonil olen käinud, siis mõtlen, issand, kui hea on sõna surma. Paned sind magama, sa midagi tunned. No leegega, kui sul kõik, mis sul otsast ära, sa midagi ei tunne. Küll oleks kena seda magama jääda ja jäädagi. Küll ma olen mitu mõtlema.